Pühapäeva hommik, töine hommik. Pannkoogid on söödud, ma loodan, et teil ka. Tervislikud pannkoogid, ilmselgelt šokolaadikreemiga, natukene pähklivõid ka, ise tehtud. Kiire retsept, mandlitahju, 150 kraadi kuumust, 10 minutit, kui te eelistate sellist pehmet rostimaitset sinna juurde saada. Ja siis hiljem köögikombainis või siis mingi muu agregaadiga, mis siis purustab neid, teete mandlivõi valmis, lihtsalt selline tundus selle asja, mida pean teile ütlema. Ja ongi kõik. Ja praegu siis sõidan Maidla külla, kus siis Maidla küla inimesed, Maidla küla panema jutu järgi, ütleme siis niimoodi, on väga huvitatud tooma rohkem aktiivsust oma ellu, sellepärast, et kindlasti tegu on seal natuke vanemate inimestega, miks mitte ka nooremate inimestega, kes kuulama loodetavasti tulevad, et sundasendid ja liikumatus tegelikult hakkab meie tervisele probleeme põhjustama. Ja täna ei ole ma seal siis tegelikult toitumisnõustaja rollis, vaid liikumisnõustaja rollis ja räägin neile siis, kuidas siis ennetada sundasenditest tekitatud kahju ja võib-olla leevendada, kui need kahjud on juba tekkinud ja kindlasti põgusalt puudutan ka seda, miks istuv eluviis meie tervisele tegelikult kahju teeb ja mida see täpselt ka teeb. Ja siis, kui ma kohal olen, tuleme me tagasi ja kuulete juba täpsemalt kõike seda, mis ma siis praegu ütlesin. Ehk siis, kuidas me liigume, mis on istuv eluviis, kuidas tuua rohkem aktiivsust oma ellu. Näeme varsti. Tšau. No nii, jõudsime siis Maidla külla. Sinna poole jääb siis Maidla külaselts, kus siis hakkab toimuma liikumisteemaline loeng on ju. Kaasas selleks tarbeks on mul siis massaažirull, mis on tegelikult ka väga oluline liikumise juures, ehk siis lihaste pingetest vabanemine, ehk siis masseerimine ja siis massaažipall ka. See on jällegi väga hea massaažitöömist. Nii et läheme siis sinna, ma olen natuke hiljaks jäänud, aga ja õlgadega teeme sellise poolringi. Nii, ja jääme siin seisma, et teeme õlgasid täiesti alla, siis hakkame pingutama lai lihast, vaid viime siit käe kõrvale ja natukene õla viime kokku ja taha ja siis hoiame niimoodi. Ehk siis sellega. Paljud inimesed arvavad, et see on, miks sa käid niimoodi ringi oksa laiali või punnad, ei, tegelikult see on õige ühte. Me seisame niimoodi, sellepärast, et need lihased, mis siin kõik see taha jäävad, need on vastu pidavad lihased. Ja kui te hakkate mõtlema, mida inimesed teevad, igasugused lihased, millega me tõukame, hüppame, need on tavaliselt sellised lühikesed perioodid, aga kõik hoidmine, ronimine, tõmbamine, aerutamine, need on kõik sellised pikaajalised lihased. Seega siin täpselt samamoodi, et kui me seisame, siis peab olema üht tugev. Et see tähendab seda, et me ei kasuta oma lihaseid. Mida enamus inimesi, kui te kõnnite, on ju? Ma tahan ühte inimest veel. Nii läheb ju. Nii. Tavaliselt kõigil tavaliselt kõik nii. Selles mõttes, et õige, ei, see on kõik hea, inimene pingutas on ju. Tavaliselt, ma tean, kuidas inimesed tavaliselt nii, nüüd ühesõnaga unustame kõik ära, mida Eri siin rääkis ja kõnnime. Tavaliselt nii, nagu ma tavaliselt tahan. Käid taskus nii. Ja see, ja mitte ainult nii, võite kõik oma kohtadele tagasi minna. Ja nüüd ma kohe vastu kutsun teid tagasi. Ja enamus inimesi tegelikult kõnnib niimoodi, sest mina vaatan tänava pilti on ju ja see ei ole see koht, kus ma tulen nähtuga viibutama või näitama või ütlema, et miks sa niimoodi teed on ju. Ei, absoluutselt mitte on ju. Aga mida inimesed siis teevad, ma näitan ka tavalise sellise kõndimise ära on ju. Ehk siis mida inimesed teevad on see, et nad viivad lihtsalt ühe jala teise ette on ju. Üks jalg, ühesõnaga see on kõndimise point. Mida see omakorda teeb? Istumise tagajärjel lülitame välja, me tegelikult venitame oma tuhara lihase, kui me istu korralikult. Seega, mida me oleme kõndides ka hakanud nüüd mitte tegema, on kasutama oma tuhara lihast. Tegelikult kõndimisest ma võiksime väga palju rääkida, aga põhiline asi, mida ma olen öelnud, on see, et me peame hakkama kasutama oma tuhara lihast. See tähendab seda, et me liigume ette selle tuhara lihase jõul, mitte me ei kasuta neid lihaseid, nagu me teeme sõdurid, niimoodi on ju. Siin on lihtsalt see, me tõstame ette puusapainutaga ja gravitatsioon ja omad lööb jala alla. Ja tuhara lihast me kasutame 10-20% maksimaalselt. Aga me võiksime kasutada seda 50, 60, 70 või siis kas 100%, aga siis me räägime jooksmisest. Üks kohapunkt jalg õhku, selgelt, nii palju kui saad, või natukene kõveraks jääda, sellest ei ole midagi hullu ja nüüd pööra lihtsalt jalg maha, puuduta maa ära ja tule üles tagasi.
nii, ja nüüd korda seda sama asja. See samm. Ja, lihtsalt pööre. Nii, see on esimene asi. Enne treeningut selle asja teete veel natukene. Saate mul palju välitused on veel näitama. Need on dünaamilised venitused ühest nende kohta. Mida siis praegu teeb on see, et lihas läheb venitusse, gravitatsioon tuleb alla ja nüüd tuleb üles ja nüüd on pingutab lihast. Ehk siis saab see sama asi, mis treenisel võib juhtuma nii, mida loodne teenjadega. Täpselt sama asi teeme tuleb ära. See on raskem teha. Jah, väga hea, sest ütlesid, nüüd ongi see, et kui te teete neid venitusi, siis te võite tunda eriti selliste venituste puhul, kus me teeme korda veel, eriti selliste venituste puhul, kui te teete nii-öelda paremat ja vasakat poolt individuaalselt ja kui te tunnete mingit erinevust, on ju, siis lihtsalt tegelikult tuleb nende venitustega nii kaua jätkata, kui see erinevus ära kaob, on ju. Kui see ära ei kaob, siis meil on abiks massaažipõll, massaažipall või siis lausumassööri. Nii, järgmine venitus võta nüüd siis paremast põlvest kinni, paned sõrmed risti, mõlema käega ja nüüd tõmbad põlve endale vastu kõhtu. Ja nüüd annad järgi natukene ja nüüd tõmbad uuesti. Need on siis dünaamilised. Staatiga on see, kui tõmbad põlve vastu kõhtu ja jääkski hoidma seda. Praegusel juhul me teeme siis dünaamilist ehk siis pingut. No nii, Maidla külamajas lõppes äsja selline lahe terviseloeng ja sõitsime möödasid Kenniga ja vaatasime, et vau, kui ilus järv, ja suve jooksul jõudsin nii vähe Eestis ringi reisida ja ujuda ka väga vähe, seega praegu siin ilusal 1. oktoobril nii ilus järvekene, et ma arvan, et tuleb see trikk ära teha, et vaadata, mis siis juhtub, kui praegu minna ujuma. Ja järv on tõesti, tundub selline turvaline ja mõnus. Okei, ühesõnaga loodame, et me kohtume jälle. Okei, ma ei suuda praegu rääkida. Okei, see oli tore. Ma tahan nüüd püksid jalast ära võtta ja panna kuivad riided selga, et mitte haigeks jääda. Tänan tähelepanu eest. Aitäh. Tšau. Pane kinni.